mida me siin Postipoisis siis teeme, et tegelikult mitte midagi üleloomulikku. Järgime täiesti tavalisi selliseid jäätmekäitluspõhimõtteid, ei raiska toorainet ja tegelikult üritame kasutada ka võimalikult palju kohalikku toorainet. See nagu täies mahus ei õnnestu, aga iga aastaga lähme aina paremaks. Me sorteerime pakendeid, erinevaid nii klaasist kui siis müügipakendeid, pappi, paberit. Meil on biojäätmed, mida me üpris rangelt ikkagi sorteerime, et olmejäätmetesse ei lähe põhimõtteliselt mitte midagi. Ja toidujäätmed üritame siis omavahel ära jagada. Meil on töötajatel, kellel on kanad, kellel on koer, sigu kahjuks kellelgi ei ole, et ootan, võib-olla keegi kunagi jõuab ka sinnani. Kohvipaks, munakoored, need lähevad meil baarmenarvetile näiteks, roosidele väetiseks. Me oleme rääkinud ka näiteks oma toiduainete tarnijaga, et meie toiduaineid ei pakendataks üle, et juurviljad, puuviljad, mis tulevad välismaalt. Ja kuhu me tahame tulevikus jõuda, eks arenguruumi on enne kõike just selles pakendivabas käitluses. Minu ideaalis me saaksime oma tooraine siit võimalikult lähedalt ja need pakendid, milles meile tuuakse, need võiksid olla justkui nagu taara. Ehk siis ma annan tagasi mingi tühja pakendi, selle pakendi vastu, mis mulle tuuakse. Postipoisiga me oleme jõudnud nüüd ka nii kaugele, et puhastusainete puhul me järgime sellist rohelist mõtteviisi. Ma pean ülioluliseks seda, et me kaasame oma personali. Minu kolleegid, kes on töötanud toitlustusvaldkonnas enamus ikkagi üle 10 aasta, üle 20 aasta, et ka nemad saavad aru sellest, et miks me seda teeme ja kelle jaoks ja mis kasu me sellest saame ja mis kasu saab sellest näiteks meie keskkond.